Tšau, mina Piret siin, kuidas teil läinud on? Ma arvan, et me kõik oleme oma elus vigu teinud ja tänane storytime räägib ka ühest veast, mis kunagi sai lollipeaga tehtud ja ma loodan, et vähemalt teie õpite sellest ja ei ole nii rumal kui mina. Aga jah, õnneks me vigadest õpime ja õnneks tookord ei saanud keegi viga. Aga sellegipoolest peale seda lugu ei istu ma enam kunagi purjus autojuhiga autosse. See kõik juhtus veel siis, kui me olime koolilapsed. Ma arvan, et sel ajal ma olin kuskil 16-17 kõigest. Ja enamasti veetsin ma muretult oma aega sõbrannadega, kellega me lihtsalt tegime pannkooke või käisime metsas onne ehitamas ja mängisime selliseid naiivsemaid mänge. Aga mul oli ka teine sõbranna, kes oli siis selline lahedam, kes käis pidudel, kellel oli juba ka oma peika. Ja kuna mina ei olnud sellistel pidudel käinud, siis ma ikka paar korda mainisin talle, et äkki võtad ikka minuga kaasa, kui keegi peaks jälle mingisuguse peo korraldama. Ja ükskord ta siis kutsuski mind kaasa ühele sellisele saunapeole. Ma arvan, et need sõbranna tuttavad olid isegi tookord mingi 30 ringis, et nagu meie jaoks tundusid nad suht vanad mehed tol ajal. Ja kui me olime sinna kohale jõudnud, siis minu sõbranna muidugi suhtles seal, ma ei teagi, kas tal oli seal oma peika või keegi, kes talle meeldis. Igatahes tema jutustas seal siis oma sõprade tuttavatega ja minul ei olnud seal peale minu sõbranna mitte ühtegi tuttavat inimest. Kõik olid sellised vanemad meesterahvad, kes muidugi üritasid ka minuga juttu ajada. Kuna mina olin noorena selline kangekaelne ja oma põhimõtetele kindlaks jääv, siis seega ma ei olnud võib-olla kõige lõbusam peokaaslane. Kuna ma tean, et ma sellistes olukordades lubasin endale, et ma alkoholi tarbin ka mingisuguse piirini, et oleks nagu mõnus ja lõbus, aga põhimõtteliselt, et olukord ei väljuks kontrolli alt. Ja kui ma olin sellise otsuse teinud, siis ma ka väga kangekaelselt pidasin oma sellest endale lubatud lubadusest kinni. Ja seega võib-olla seal mulle pakuti alkoholi või üritati ligi tikkuda, aga kuna ma olin väga konkreetne ja ei olnud võib-olla nii lõbusas meeleolus, siis ma kujutan ette, et nende inimeste jaoks ma ei olnud võib-olla kõige lõbusam suhtluskaaslane. Ja kuna mul ei olnud plaanis sinna kedagi sebima minna ja kuna üleüldse mul ei olnud võib-olla ettekujutust, et mis seal siis pidudel lahedat on, siis ma läksin nii-öelda lihtsalt inspekteerima olukorda sinna. Ja kuna mu sõbranna oli rääkinud, et seal alati palju nalja sai, siis ma kujutasingi võib-olla ette, et see pidu on midagi teistsugust. Arvatavasti ka seal mingi hetkeni võib-olla oli lõbus ja nalja sai, aga kuna ma väga kindlalt tõrjusin neid mingeid ligitikkumisi, siis mingi hetk muutus see olukord minu jaoks väga ebameeldivaks. Ja kuna ma tol ajal ei teadnud ka sellisest asjast nagu sotsiaalne ärevus, mis arvatavasti mul on, aga ma tean, et mingites, eriti sellistes ebameeldivates olukordades ma tunnen ärevust ja ma lähen võib-olla isegi rohkem paanikasse, kui asi väärt on. Või kui ma nüüd mõtlen, võib-olla see esimene selline olukord võiski tekitada minus sellise sotsiaalse ärevuse üleüldsegi. Aga okei, see selleks ma ei hakka praegu endale mingi psühhoanalüüsi siin tegema. Igatahes minu jaoks muutus see pidu välja kannatamatuks. Ja ma hakkasin oma sõbrannale põhimõtteliselt peale käima, et äkki saaks ikkagi kodulinna Jõgevale tagasi sõita. Kuna see peokoht oli siis Jõgevalt meie kodulinnast väljas kuskil metsa vahel ja ma isegi kui ma oleks tahtnud, siis ma ei oleks osanud sealt jala koju kõndida. Ma arvan, et sinna võis olla mingi paarkümmend kilomeetrit ja oli ka talv ja külm. Nii et mingis muus olukorras ma oleks võib-olla lihtsalt ise sealt minema jalutanud ja koju tagasi läinud, aga kuna ma seda ise teha ei saanud, siis ma mingis hetkes olin juba nii paanikas, et ma käisin oma sõbrannale ikka nagu täiega peale, et kuule, et läheks ikka koju. Ja selle tõttu saan ma ka aru, et selles ohtlikus olukorras olin ka mina süüdi
kuna arvatavasti need ülejäänud inimesed plaanisid sealt alles hommikul ära liikuda, enne kaineks saada, kuna mina käisin ikkagi sõbrannale peale, et sõidaks Jõgevale, sest et mulle näis, et tervet ööd ma seal küll niimoodi vastu ei pea. Seal ei olnud ka põhimõtteliselt mingisuguseid ööbimis-magamiskohti ka ja ma ilmselt ei küsinudki üldse sõbranne käest, et kaua muidu need peod üldse kestavad. Nii et ma ei kujutanud ka ette, et see pidu hommikuni kestab. Ja ma isegi ei mäleta, mida ma oma vanematele lubasin, võib-olla ma lubasin neile ka mingil enam-vähem mõistlikul ajal tagasi tulla. Aga jah, mingi hetk leiti inimene, kes oli seal ruumis võib-olla kõige kainem, aga väljend kõige kainem ei ütle midagi. See inimene oli ilmselgelt täiesti purjus ja meil oli terve seltskonna peale seega üks auto ühe kõige kainema inimesega. Ma isegi mäletan, et me lugesime kokku, et palju inimesi on võimalik sinna autosse korraga pressida, et siis Jõgevale tagasi sõita. Ja neid inimesi oli 10 või lausa 11, kes topiti kõik sinna ühte autosse, kus oli autojuht purjus. Auto oli ääreni täis, kõik istusid või olid üksteise otsas. Kõik naersid, karjusid, autojuht üritas sõita ja tema meelest oli ka veel see kõik naljakas, nii et lisaks sellele, et ta oli purjus, ta üritas veel nalja teha ja sõitis põhimõtteliselt ühe tee äärest teise tee äärde, et siis kogu see seltskond seal üksteise kukil siis naeris ja kiljus ja karjus. Ja põhimõtteliselt, kui ülejäänud seltskonnal oli naljakas ja lõbus, siis meie sõbrannaga tundsime selle autos surmahirmu ja sel hetkel ma nagu täiesti kahetsesin, et ma tahtsin üldse koju tagasi saada, et sel hetkel ma isegi oleksin olnud nõus nende tüütute vanameestega seal sauna eesruumis edasi istuma ja ma mäletan, et mul olid kõrvas ühed hõbekõrvarõngad, mis ma kunagi ühest Jõgeva kaltsukast kogemata leidsin ja avastasin, et need on päris hõbedast kõrvarõngad. Ja kuna mulle on alati Vana-Egiptuse teema meeldinud ja sümpatiseerinud, siis ma ostsin kohe need kõrvarõngad ära. Need näevad välja, need kõrvarõngad on mul alles ja need näevad välja sellised anhid. Anh siis sümboliseerib elu, et minu meelest sellest anhi sümbolist on ka kristluse rist tulnud, kuna mul olid need hõbedast anhi kõrvarõngad kõrvas, mis tol hetkel oli kõige lähedasem asi ristile, siis ma mäletan, et ma võtsin endal need kõrvarõngad kõrvast ära ja andsin selle ühe nii-öelda risti oma sõbrannale pihku ja teist hoidsin mina pihus. Ja ma mäletan, et me terve selle tee palusime ja palvetasime, et me ellu jääksime, et meie autoga midagi ei juhtuks. Seal kottpimedas, kui me tiirutasime ühest teeservast teise, siis tuli ka sõiduautosid vastu, mis tegi selle olukorra veel eriti ohtlikuks. Et ma mäletan, et kõik kiljusid ja karjusid ja mõne jaoks oli see lõbus, aga ma ei tea. Minul oli sel hetkel elu väga armas ja ma mäletan, et tol hetkel vähemalt mina lubasin endale, et ma mitte kunagi ei istu enam purjus autojuhiga autosse. Ja ma sel hetkel mõtlesin, et ma jätan selle hetke ja selle emotsiooni endale väga hästi meelde, et ma kunagi enam seda viga ei teeks. Sest et jah, enne sinna autosse istumist tundus nagu soov koju saada kordi suurem. Ma mäletan, et ma küsisin sõbranna käest, et et ei tea, kas ta saaks, et kas purjus inimene, kas ta saab roolis hakkama ja kõik nagu ütlesid, et ta oskab jumalast hästi sõita, et nagu, et see ei ole nagu hullu. Kuigi jah, ma tean, et pigem see seltskond oleks sinna saunamajja jäänud edasi pidutsema ja hommikul ära läinud. Aga jah, see oli minu üks hirmutavamaid kogemusi ja selliseid karmimaid õppetunde, kus jah, ma sain aru, et see ei ole naljaasi ja et never ever ära istu purjus autojuhiga autosse ja siit kohalt ka teile õppetund, et purjus inimese reaktsioonid on palju aeglasemad ja purjus inimene
on julgem, on uljam, talle tundub, et ta saab paremini hakkama, kui ta tegelikult saab. Juba see näitab seda, et kui sina oled purjus ja sulle tundub, et sa oled ilgelt lahe ja ilgelt osav ja kui sa näeksid ennast kõrvalt videost näiteks, milline sa tegelikult selles olukorras oled, siis see peaks nagu väga hästi näitama seda, et kuidas sa tegelikult ei hooma nagu olukorda ja kuidas sulle tegelikult sinu võimed tunduvad paremad sel hetkel. Et see on jah, üks võib-olla selline lugu, mida ma hea meelega ei räägiks, mille pärast mul on endal väga piinlik, et ma üldse sellisesse olukorda sattusin. Aga jah, ma räägin seda võib-olla sellepärast, et teie sellist lollust ei teeks, et te istuksite purjus autojuhiga autosse või veel hullem, et te ise läheksite purjus peaga rooli. Et jah, see oli minu selline õppetund, kus põhimõtteliselt jooksis meil elu silme eest läbi ja ma nägin oma sõbranna silmist, et temaga tõsiselt kartis sel hetkel. Me hoidsime neid riste peos ja minu arust hoidsime veel üksteisel kätest kinni ja olles seal inimeste pusas hunnikus seal autos ja lootsime, et me jääme ellu. Ja õnneks kes iganes kõrgemal või universum või keegi vastas meile ja jättis meid ellu. Ja ma leian, et on ainult õige, et ma seda kogemust ja seda õppetundi ka edasi jagan. Et teie sellist rumalust ei teeks. Ma loodan, et te õpite sellest olukorrast. Ma loodan, et te panete sellele videole like ja kommenteerige, kas teil on sarnaseid lugusid olnud, kas te olete midagi sama ehmatavat üle elanud. Ja kui te ei ole veel seda teinud, siis palun subscribe'ige. Ma postitan igal nädalal uue video. Mul on lähiajal plaanis mitmeid storytime, kuna ma tean, et teile meeldib neid kuulda. Nii et lähiajal palju storytime tulemas. Nii et kohtumegi teiega juba järgmisel nädalal uues videos. Tšau!